Tere, siin Sirje. Selles videos ma näitan, kuidas lahendada võrrandisüsteemi programmi Viiris abil ja selgitan võrrandisüsteemi lahendi graafilist tähendust. Me sellel kursusel ei vaata võrrandisüsteemi lahendamise võtteid, nagu on asendusvõte ja liitmisvõte. Programmiga Viiris siis saab lahendada süsteemi niimoodi. Siit klikin lahenda süsteem, ütlen mitu võrrandit mul on ja tekibki kohe vorm, kuhu ma saan sisestada siis võrrandite vasaku ja parema poole. Ja olgu siis esimene võrrand y võrdub 2x pluss 1 ja olgu teine võrrand y võrdub -3x ja nüüd ruudu ma saan siit teha ruudus ja nüüd nool alla klaviatuurilt viib tagasi siis õigesse kohta kursori pluss x ja pluss 1. Võrrandisüsteemi lahendamine tähendab seda, et leitakse nendele kahele võrrandile samaaegselt sobivad x-y paarid. Ja nüüd Viiris lahendab selle võrrandi, kui ma klikin siia punasele võrdusmärgile. Võrrandil on siis, võrrandisüsteemil on kaks lahendit, et üks arvupaar on siis x võrdub 0, y võrdub 1 ja teine arvupaar on x võrdub -1/3, y võrdub 1/3. Graafiliselt tähendaks see seda, et leitakse nende kahe joone lõikepunktide koordinaadid. Et see on sirgevõrrand, see on parabool. Ja kus need parabool ja sirge siis lõikuvad, nende punktide koordinaadid ongi süsteemi lahendiks. Ja siin on nüüd tehtud joonis. Parabool, mille võrrand on y võrdub -3x ruudus pluss x pluss 1, see siit. Ja sirge, mille võrrandiks on y võrdub 2x pluss 1. Lõikuvad need punktides A ja B. Ja A koordinaatideks on -0,33 ja 0,33. Võt siin programm GeoGebra annab ümardatud vastuse. Et 2/20 kohta, et teame, et -1/3 on see -0,33. Ja punkti B koordinaadid on 0 ja 1. Et see on siis see lahend. Nüüd pange tähele veel seda, et programm GeoGebra kirjutab punkti koordinaadid natuke teisiti, kui me kooli matemaatikas oleme harjunud, et ta paneb võrdusmärgi siia vahele, et koolis vihikusse kirjutades siis seda ei kirjutata, seda võrdusmärki, kui meil on tegemist punkti koordinaatidega. Selline erinevus.